Ja ma palun kohe esimene paneel, Ainar Ruussaar, sinu nii-öelda lava on sinu. Me räägime, nagu öeldud, ohtudest. Meil on väga esinduslik seltskond, Välisluureamet, Indrek Kannik, Riia, Andres Noorma ja kus on Krossberg. Sinisalu muidugi ka. Olge head, lava on teie. Korralduslikult võib-olla nii palju, et siin on veel vabu kohti. All, nagu ma ütlesin, on saal, kus saab kogu asja ülekandes vaadata. Olge need ja palun küsige. Küsige all, küsida ei saa, üleval saab. Alt võite hüüda, ei kuule. Ja mis veel olulisem, peale seda paneeli on lõuna. Ärge siis ka kohe ära jookske. Aga palun, Ainar. Tere, austatud Vabariigi president, lugupeetud vilistlased, head kursusekaaslased. Me räägime nüüd ohtudest. Teie ees on mehed, kes teavad ohtudest ilmselt palju rohkem kui meie siin olijatest. Indrek Kannik, Välisluureamet, Arnold Sinisalu, Kaitsepolitsei peadirektor, Margo Krossberg, Kaitseväe luurekeskuse ülem ja Margus Noorma, Riigi Infosüsteemide Ameti peadirektor. Indrek, inimeste mõtlemine on erinev ja riikide mõtlemine on erinev meist. Läänes üle ookeani on üks riik, mille juht aeg-ajalt teeb avaldusi, mis sunnib meid Twitteris postitama emotikoni. Meist idas on kaks riiki, millele viitas ka president, mis on meist kultuuriliselt ja mõtlemiselt erinevad. Ole hea, Indrek Kannik. Aitäh! Kuidas meil kombeks on, kas püsti või istudes? Jäime istudes. Tänan. Jah, see maailm on muutunud viimase 4-5 aastaga ja isegi võib öelda viimase 10 aastaga päris palju ja ohud on sellega seoses ka muutunud, et sotsiaalmeedia on kindlasti muutunud maailma palju mitmekesisemaks, aga ka raskemini tajutavamaks ja sellega seoses on hakanud ka poliitikute kõnepruuk, millele sa alguses viitasid, olulisel määral muutuma. Räägime siis nendest kahest riigist idast põhiliselt ka minu poolt, mida sa nimetasid. Tihti on meie majalt küsitud, et mis teie prioriteedid on, nimetage oma 3 peamist prioriteeti ja siis naljatades me vastame Venemaa ja Venemaa. Tegelikult see on väike liialdus, et eks me lisaks Venemaale tegeleme ikkagi ka muude teemadega, Hiina, Põhja-Korea kindlasti, laiem Lähis-Ida, migratsioon ja terrorism, need on ka kõik me olulised valdkonnad ja ütleme, kui Hiinast ja Lähis-Idast rääkida, siis üks põhjus on just see, millele ka president eelnevalt viitas, et maailm on tänasel päeval nii tihedalt seotud erinevad asjad ja kui meie kõige olulisem liitlane USA on seotud konfliktidega näiteks Lähis-Idas või Ida-Aasias, siis see on meie jaoks väljakutse ja probleem, et seetõttu peame ka meie asutus nende regioonidega rohkem tegelema. Aga Venemaa on ja jääb kindlasti lähikümneteks meie jaoks kõige suuremaks ohuks, selles ei ole tõepoolest mingit kahtlust. Ja kui Venemaast rääkida, siis ma küsiksin kõigepealt, et miks Venemaa suhe maailmaga on nii keeruline ja kaasa arvatud meiega, nagu ta on praegusel hetkel. Ja see põhiline põhjus kindlasti tuleb sellest, et venelased ei ole rahul oma olukorraga. Venemaa oli kogu külma sõja perioodi üks 2 suurriigist, üks 2 suurvõimust maailmas ja alates 1991. aastast või tegelikult 80. lõpust ta selle positsiooni kaotas. Ja see on jätnud ühiskonda oma sügava sisemise nii-öelda jälje ja nad selle positsiooniga ei taha kuidagi leppida. Ja võib öelda, et president Putini ametiaja jooksul on proovitud seda positsiooni kuidagiviisi taastada. On saavutatud küll võib-olla see olukord, et maailmas kardetakse Venemaad rohkem, aga ega ta nagu oma positsiooni siiski 2 suurriigi hulgas ei ole kuidagi taastanud ja ei olegi taastamas. Venemaa on oma SKP üldarvult maailmas 2. kümne alguses, need kohad vahelduvad mõni et 11, mõni et 14 ja esimese 2 ja esimese 3 on selline maa, et seda pole nagu mingit lootust taastada. Isegi Putini poolt välja käidud idee, et tema praeguse ametiaja lõpus peaks Venemaa jõudma 5 esimese hulka SKT üldarvult on tegelikult, see tähendaks Saksamaast möödasaamist, see on täiesti ebareaalne, kui vaadata Venemaa praeguse hetke majanduse arengut. Et see rahulolematus on see, mis Venemaad käivitab praegusel hetkel. Ja sellest tuleb vastandamine ka ülejäänud maailmale, eelkõige siis läänele, eelkõige Ameerika Ühendriikidele, aga läänele laiemalt. Ja see ongi meie jaoks üks suurimaid probleeme.
kuna majandusjõudu on piiratult, siis tegeldakse katsetega tekitada konflikte oma nii-öelda vaenlase silmis, keda enda jaoks nähakse vaenlasena. Et kindlasti on venelaste jaoks suurete ideede hulgas see, et ajada tülli omavahel Euroopa ja Ameerika Ühendriigid, kindlasti on venelaste jaoks suurte ideede hulgas see, et tekitada erinevaid arusaamisi ja erinevaid vastuolusid Euroopa Liidu sisse, Euroopa riikide sisse, ka riikide sisse konkreetselt, et see on kogu aeg see tegevus, millega aktiivselt tegeletakse. Et me oleme näinud, et üks valdkond, kus Venemaa on efektiivne suhteliselt ja mis tõepoolest nõuab ka suhteliselt väheseid ressursse, on mõjutustegevus. Leitakse poliitikuid, algul nad võivad olla isegi marginaalsed, leitakse ärimehi, leitakse ajakirjanikke, leitakse riigiametnikke, kelle kaudu üritatakse tekitada pingeid ühiskonna sisse ja selle kaudu neid ühiskonda mõjutada enda jaoks soodsamaid otsuseid tegema. Eesti puhul lisandub muidugi ka siin meie suhteliselt suur venekeelne kogukond, kelle peale samuti mängitakse, aga sellest räägib kindlasti kolleeg Kaitsepolitseiametist pärast pikemalt. Kui nüüd me veel vaatame, kus see oht nagu reaalseks üles võib minna, siis tegelikult me oleme näinud, et kõige agressiivsemat käitumist ju Venemaa puhul reaalselt oma naabruskonna suhtes. Et naabruskonda, kui ei peeta päriselt omaks, siis vähemalt ollakse seisukohal, et naabruskond on kohustatud käituma nii, nagu Venemaa tahab. Ja need kaks sõjalist konflikti, mis on viimase 10 jooksul tekkinud, alguses Gruusias 2008 ja siis Ida-Ukraina ja Krimmi vallutamine, okupeerimine Venemaa poolt 2014 on just selle sama käitumismudeli osad. Kui me nüüd vaatame Venemaa käitumist tänasel päeval ja läänes on inimesi, kes usuvad, et hetkel on mingi võimalus pingelõdvenduseks olemas, siis me nagu küll ei märka, et see Venemaa ise niimoodi mõtleks. Venemaa ei näe mingit vajadust pingelõdvenduseks omalt poolt. Praegusel hetkel ta usub, et ta kannatab välja selle surve, mis on olnud, majandussanktsioonid on Venemaa suhtes mõjunud, aga nad ei ole siiski kaugeltki veel kollapsi lähedal ja nad usuvad, et nad kannatavad selle olukorra välja ja kui lääs näeb vajadust pingelõdvenduseks, siis see on väga tore, see tõestab meie teesi, et lääs ei suuda pikalt ühtselt meie suhtes tegutseda ja varem või hiljem nad annavad järele ja meie saavutame oma tahtmise. Just nii tõlgendasid venelased oma tagasivõtmist Euroopa Nõukokku. Et selles mõttes nemad ei ole valmis omalt poolt pingelõdvenduseks, et mingit märki sellest ei ole. Ja tegelikult, kui me vaatame olukorda ka meie enda regioonis, siis hea näide on siin Rootsi käitumine. See on ikka üsna märgilise tähendusega sündmus, millest ka paari päeva eest siin meedias juttu oli, et Rootsi viib oma mereväestaabid tagasi külmasõjaaegsetesse asukohtadesse. See näitab, et Rootsi tõepoolest on valmis võimaluseks, et reaalselt tuleb sõda. Muidu sellist sammu ei tehtaks. Mis tegelikult ka kogu külma sõja perioodi jooksul aitas sõda ära hoida, oli see, et lääs oli üsnagi ühtne ja valmistus selleks sõjaks. See oli ka üks põhjus, miks tegelikult sõda ei tulnud. Et selles mõttes on meil praegu jätkuvalt küllaltki palju õppida külma sõjaaegsest ajast. Et me ei arva, et täna on sõda väga lähedal. Me ei usu, et Venemaa oleks väga lühikeses perspektiivis valmis minema reaalsesse sõtta NATO-ga. Aga see oht on olemas, Venemaa otsib võimalusi, nagu ka president ütles, kui ta näeb head võimalust kusagil, siis ta üritab seda kasutada, kuna aeg ei mängi tõepoolest nende kasuks. Kui ma nüüd lõpetuseks mainin veel, sissejuhatava sõnavõtu lõpetuseks mainin ka mõne sõna Hiinast, siis Hiina riik toimib tegelikult üsna sarnaselt Vene riigiga või täiesti sarnaselt, võime isegi öelda, mitte täiesti sarnaselt, aga vägagi sarnaselt. Et tegelikult kõik need samad ohud on, millest me Venemaa puhul tunnetame üsna hästi, on olemas ka Hiina puhul. Hiina on muidugi meist füüsiliselt palju kaugemal ja seetõttu lähimal 10 paaril ta kindlasti meie kõige suuremaks julgeolekuohuks ei saa, see on ka selge. Aga Hiina käitumismudelid, modus operandi on tegelikult täpselt sarnane Venemaaga oma naabruskonna suhtes, erakordne agressiivsus, häbematus, ülbus, mujal maailmas mõjutustegevus. Meie puhul tõenäoliselt lähikümnendite põhiteema saab olema see, et kui palju Hiina suudab meid mõjutada läbi majanduse. Et see on kõige suurem risk ja oht Hiina poolt meile tänasel päeval vaadates. Aitäh, Indrek! Me teeme niimoodi, et kõik teie ees olevad asjatundjad teevad oma lühikese mõtteavalduse ja panevad teie ette ideed ja siis me korraldame diskussiooni, ka saal on sellesse oodatud. Arnold Sinisalu, ma pean tunnistama, et ma olen teie ameti väljaantava iga-aastase menuki ehk aastaraamatu andunud lugeja. Selles mõttes on teil korda läinud mind mõjutada.
läbi aastaraamatu. Aga nende võimalike ohtude kaardipakist, mida te igal aastal aastaraamatus kirjeldate, on mul väga raske eraldada, et mis siis on kõige tõsisem oht. Et on see äärmusluse oht, on see oht meie riigikorrale, on see võõrriikide luuretegevus, on see terrorismi oht või on see hoopis äkki korruptsioon? Palun, ole hea. Tere kõigile! Ma arvan, et enne kui ma sellele küsimusele vastan, on mõistlik alustada sellest, et eks nende ohtude mõistmine algab ka sellest, et kas me neid ohte tajume adekvaatselt. Et viimastel aastatel, eriti peale Ukraina sündmusi, on hästi palju hakatud rääkima hübriidist. Et mina ütleksin nagu seda, et kui te vaatate, mis on nagu toimunud, siis hübriid on klassikalises mõttes olnud Eesti suhtes juba enne seda, kui me iseseisvuse taastamise läbisime. Et kui te mõtlete seda, et tekkis rahvarinne ja sinna kõrvale loodi interrinne, et kas see tekkis nagu juhuslikult iseenesest? Ei, selle lõid tolleaegsed Nõukogude Liidu eriteenistused ja see on nagu teema, mis võib-olla natukene on meil fookusest väljas, et me justkui avastasime, et peale Ukrainat, et näed, mis toimub. Et võikski öelda seda, et kui me räägime riigikaitsest, siis väga lihtne on lugeda kokku, palju piiri taga on tanke, lennukeid, laevu, sõdureid. Et meie puhul võiks öelda, et iga päev on, ma ei armasta küll kasutada juristina seda sõna sõda, aga ütleme, et see vastasseis ja lahingud siis riigikaitse mõttes käivad iga päev. Et meil on igal päeval mitte õppus, vaid praktiline lahinguharjutus. Et kui nüüd rääkida nendest ohtudest, siis tooksin välja 5 peamist. See on põhiseadusliku korra kaitse, vastuluure, terrorism, korruptsioon ja küberjulgeolek. Nüüd nendest igast punktist veidi lähemalt. Põhiseadusliku korra kaitse all me mõtleme kõike seda, et on mingisugused grupid, kes on seadnud enda eesmärgiks põhiseadusliku korra muutmise. Üldjuhul me räägime ekstremistidest, on nad siis parem- või vasakäärmuslased, või ka tänapäeval mingis mõttes kõik see, mida seostatakse islamiga, islamiterroristid, kes ka ju tegelikult ei aksepteeri sellist riigikorda, nagu on ilmalik riigikord, et nad näevad pikas perspektiivis, et islam peaks võtma üle ühiskonna juhtimise. Aga kui nüüd rääkida konkreetsemalt, kuna aeg on väga piiratud, siis markeerin ainult mõned teemad. Vasakäärmuslus on Eestis praktiliselt olematu ja marginaalne ja ka parem äärmuslus. Meil on üksikud häälekad ekstremistid ja enamus nendest on venekeelse vähemuse seast. Kuid seejuures tuleb rõhutada seda, et suurem valdav osa venekeelsetest elanikest on kas hästi või päris hästi Eesti ühiskonnas kohanenud. Ja kõik need marginaalid, kes mingisuguseid sündmusi tähistavad, plakatitega piketeerivad, see on ikkagi selline väga häälekas vähemus. Nad saavad aeg-ajalt tähelepanu, kuid mingisugust potentsiaalset ohtu nad endast ei kujuta. Täiesti teine teema on see, mida räägitakse selle sama hübriidiga seoses, et kui läheb sõjaks, et kuidas need inimesed käituvad. Ma arvan, et suurem osa inimestest on oma valiku teinud, kui te mõtlete ka nendele programmidele, mida Venemaa on välja mõelnud, et kutsuda oma kaasmaalasi koju. Need, kes on Eestist lahkunud viimastel aastatel erinevate programmidega Venemaale, neid on mitte 100, mitte 100, mitte 1000, need on võib-olla 4, 5, 10 inimest, mõni üksik pere. Et suurem osa inimestest on oma valiku teinud, nad on enda tuleviku Eestiga sidunud ja mida nooremad, seda paremini nad meie ühiskonnaga on sidunud. Nii et siin väga suuri probleeme pole, kuid meie ameti valvas silm peab olema kogu aeg peal, sest et soov neid inimesi ära kasutada on jätkuvalt olemas ja teatud halbade asjaolude kokkusattumisel võib igasuguseid sündmusi juhtuda. Meenutagem või seda, mis juhtus aastal 2007 aprillis. Kui me nüüd räägime teisest teemast, mis on seotud vastuluurega, siis viimasel ajal ehk siis aastast 2008 on süüdi mõistetud 20 inimest koostöös Vene eriteenistustega. Ja aeg-ajalt jääb võib-olla selline tunne, et see on mingisugune kaitsepolitsei selline omaette selline nokitsemine, et see on mingi KaPo ja GRU ja FSB ja SVR-i vaheline selline võitlus. Ei. Et kõik need 20 inimest te võite selle arvu julgelt korrutada 2 või 3, et ühe agendiga tegeleb rohkem kui 2 inimest, üldjuhul 2 või 3 analüütikud ja kõik teised sinna kokku.
Et see on siis see arv inimesi, mis meiega konkreetsetel juhtumitel on tegelenud. Kui te nüüd arvate, et need 20 inimest on ainsad, kes on nii-öelda tabatud ja ülejäänud maa on tühi, puhas, enam ühtegi teist inimest pole, kes Eesti riigi vastu tegutseb, see sügavalt eksite. Ja siin võikski öelda seda, et võitlus on suhteliselt keeruline, sest et kui me ka kaitsepolitsei suurus, mis on küll riigisaladus, aga 2- või 3-kordistaksime, siis surve oleks jätkuvalt suur. Et see ei muutu, ehkki siin ka proua president ütles, et Venemaa on nii-öelda vähenev majandusjõud, siis selles valdkonnas ressursse kokku ei hoita. Ja nüüd, mis on võrreldes läinud aastatega kindlasti muutunud, et vanasti me pigem panime 3. selliseks probleemiks korruptsiooni, siis ma julgen küll öelda, et terrorism ja kõik sellega seonduv on tõusnud märksa olulisemaks ja meil on esimesed kaasused, kus inimesed on süüdi mõistetud terrorismi toetamises. Meil on pere, kes on läinud Süüriasse, kus perepea sai võitluses surma. Seal on lapsi, umbes 20 inimest on Süüriaga seotud, või õigemini, et Süürias on 20 inimest, kes on Eestiga seotud. Et terrorism on see märksõna, et kui meil läheb hästi, me suudame terrorirünnaku ära hoida, kuid küsimus ei ole enam selles, et kas Eestis pannakse toime terrorirünnak, vaid et millal see toime pannakse. Ja kõik see, mis seostub laskemoona, lõhkeainete käitlemisega, vaevalt tuleb terrorist lennuki või laevaga, võtab kotis kaasa mingisuguse laskemoona. Nii esimesest kui teisest maailmasõjast on jäänud piisavalt lõhkematerjale, mille käitlemisel saab igal aastal mõni inimene oskamatuse tõttu surma. Nüüd korruptsioon kui selline, et jällegi kõik sõltub kontekstist, kellega või millega me ennast võrdleme. Kui me võrdleme ennast Soome või Rootsiga, võiks olla asjad meil natukene paremad. Kui me võrdleme ennast idanaabri või ka Läti või Leeduga, siis korruptsioonitase on kindlasti märksa madalam Eestis, kuid jätkuvalt, miks ma sellest räägin, on see, et korruptant on lihtsas keeles öeldes väga lihtne saak ka välisriikide eriteenistustele. Ja lõpetuseks kõik see, mis seostub küberjulgeolekuga, ma arvan, et RIA esindaja räägib sellest pikemalt, aga lihtsalt markeerin ära selle, et see, millega kaitsepolitsei tegeleb, on riiklike rünnakute tuvastamine ja siinjuures võib-olla tasuks igalühel mõelda sellele, et kas me oleme lihtne või kerge saak, kas meie küberhügieen on täidetud, et me oleks kerge saak vastasele. See oleks selline põhiline märksõna, nii et need 5 küsimust on kõige olulisemad, aga nüüd vastates lõppkokkuvõttes sellele küsimusele, et mis on kõige olulisem nendest, siis nii ei saa otseselt seda küsimust asetada, et see on selline suletud anumate süsteem, et kui me teeme ennast väga tugevaks riigikaitses, jättes näiteks korruptsioonivastase võitluse kõrvale, siis see vastane tuleb meile sisse lihtsalt korruptantide kaudu. Aitäh! Aitäh, Arnold Sinisalu! Margo Grossberg, enamus sellest saalist ei tea luurest kuigi palju, kui siis võib-olla filmide kaudu, mina nende hulgas. Aga enamus sellest saalist ilmselt on aeg-ajalt igal aastal keskmiselt suurema meediahuviga inglise, eesti ja venekeelse meedia vastu, kui räägitakse õppustest Zapad või ka Vostok. Ja luure teab sellest kõigest palju rohkem. Margo Grossberg, mida me siis teame Venemaa relvajõudude tänasest ja homsest päevast? Ja, suur tänu. Tere tulemast kõigile ja ma väga ebaviisakalt pean alustama vastu vaidlemisega väga lugupeetud kaitsepolitsei peadirektorile. See teeb debati heaks. Jaa, tankide lugemine on lihtne. See aeg jääb kuskil sinna, kus seltsimees Rezun GRU ohvitserina vaatas, mis toimub teisel pool piiri Saksamaal. Seltsimees Rezun on tuntud ka kui Viktor Suvorov, kindlasti paljud on lugenud tema raamatuid ja tänapäeval kahjuks on nii, et tankide lugemine ei anna enam seda kogu pilti, mis toimub. Tuleb vaadata ka palju muid aspekte, et aru saada, kas oht on, kui lähedal see oht on, kui vahetu see oht on ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja see sama asi, tulles nüüd tagasi küsimuse juurde nende õppuste ja Vene relvajõudude arengu kohta, siis kui see piirduks ainult tankide lugemisega, siis võiks öelda, et tõenäoliselt suuremat osa seda seltskonda siin ei oleks tohtinud olla, kuna just lõppesid strateegilised õppused Center
mis olid suhteliselt mastaapsed ja kui ainult tankide lugemise peale välja minna, siis enamus meestest oleks pidanud praegult välja puhkama järjekordsest reservõppekogunemisest, lisaõppekogunemisest, mobilisatsioonist või millest iganes. Kuna seda ei olnud, siis järelikult ka ei olnud oht nii, ütleme, vahetu ja käegakatsutav. Küll jah, õppusi, nii nagu iga riigi relvajõud, ka Vene Föderatsioon viib läbi oma õppusi, tehakse neid nii-öelda tsüklitena, käivad nad mööda sõjaväeringkondasid ja seekord siis kesksõjaväeringkonnas. Küll on Vene Föderatsiooni relvajõudul tekkinud see komme, et asju nii-öelda pakendatakse erinevalt, räägitakse erinevatest asjadest lahus olles ja kui me vaatame ka selle aasta relvajõudude õppusi, siis tsenter kui strateegiline ja kõige suurem õppus sai hästi palju tähelepanu, aga ma ütleks, et oluliselt vähem tähelepanu ja tegelikult väljaõppetsükkel algas augusti alguses suure merevõppusega ookeanikilp, mis oma mastaapidelt oli väga muljetavaldav. Ja kui tavapäraselt, ütleme, meie ja NATO liikmesriigid väga avalikult räägivad, kus õppusi tehakse, mida harjutatakse ja miks, siis Vene Föderatsiooni relvajõududel on tavapäraselt see komme, et räägitakse ühte, tehakse teist ja sealt tulebki nii-öelda see meie peamine ülesanne aru saada, mida siis harjutatakse, kus harjutatakse ja nii ka sellel aastal tegelikult võiks öelda, et see sügisene õppuste periood algas selle sama ookeanikilbiga, läks siis sujuvalt üle edasi liidukilbiks, mille küll peamine tegevus ja ütleme, peamine väljaõppe auditoorium oli esimene tankiarmee umbes 1000 kilomeetrit Moskvast ida pool, aga samal ajal toimusid sündmused siin vahetult meie lähedal väljaõppe nii-öelda polügoonidel. Ja see siis omakorda järgmise etapina strateegilisel õppusel tsenter. Nii et see, mismoodi asju välja paista lastakse ja see, mismoodi asjad tegelikult on vähe teistsugused. Vene relvajõudude areng kindlasti viimastel aastatel tulenevalt erinevatest nii-öelda kogemustest on olnud tähelepanuväärne. Vene relvajõud ei ole ainult arendanud nii-öelda manööverüksusid, vaid arendatakse kogu paketti, sealhulgas siis logistilisi toetusüksusi, tuletoetusüksusi, juhtimisüksusi, ehk siis see, mida tehakse ja neid üksusi, mida liigutatakse, on üks suur pakett ja vaatamata sellele, et iga riik justkui täiesti loogilise osana omab relvajõude, siis Vene Föderatsiooni puhul eriliseks kindlasti muudab see, et nende poliitilise juhtkonna nii-öelda kerksus relvajõudude kasutamisel oma poliitiliste nii sise- kui välismajanduspoliitiliste eesmärkide kasutamisel on viimase 10 aasta jooksul muutunud erakordselt kergeks. Kui me võtame Gruusia, Krimmi, Ida-Ukraina, Süüria, siis ükski nendest konfliktidest ju tegelikult ei ähvardanud Vene Föderatsiooni riigi julgeolekut kui selvist. Jah, kindlasti oma mõjuvõimu kaotamine, mida ka Välisluureameti kolleeg väga hästi välja tõi, on ka samamoodi neile väga oluline. Ja ühe asjana, mis on ka siis nii-öelda oma kaitsestrateegias ja kaitsestrateegia dokumendis välja toodud sellised režiimi muutused nii omas riigis kui ka liitlaste hulgas on üks asi, mida nad käsitlevad julgeolekuohuna ja mille vastu siis sõdimisel oma relvajõudusid kasutatakse. Kui rääkida seda, mis tulevik toob, siis jah, kindlasti sanktsioonid ja majanduslik olukord on see, mis ka seal arengut teataval määral kahtlemata pärsib. Selle vaatame, ütleme, Vene relvajõudude eelarve on jäänud, ütleme, suurusjärgus enam-vähem samale tasemele. Samamoodi ei ole väga märke sellest, et õppusi viidaks läbi vähem või nendes osalejate number oleks kuidagi drastiliselt vähenenud, ehk me tõenäoliselt järgneva 10 aasta jooksul, ütleme, olulisi drastilisi muudatusi nii relvajõududes kui ka relvajõudude arengus ei ole, võib-olla kõik
programmid, relvastusprogramm 2020 või 2027 ei pruugi 100% täituda ja sellises mahus, nagu loodeti, aga laias laastus nii mõnedki analüütikud hindavad, et ütleme, väga suurt 180-kraadilist nii-öelda pööret ei ole ette näha. Aitäh, ma pean selle küsimuse ära küsima. Kui sa viitasid sellele, et Venemaa majandusel ei lähe kuigi hästi, aga relvajõududel on oma programmid, siis mina mäletan aega 35 ja rohkem aastat tagasi, kui viinereid ei olnud saada, aga tanke oli külluses, aga tankidel ei olnud kütust, sellepärast et sõdurid pesid 93 bensiiniga oma mundreid ämbri sees. Et kuidas see suhe praegu on? Et majandusel justkui ei lähe hästi, loen ajakirjandusest, aga relvajõudude programme on palju ja selleks nagu raha on. Et kas varsti lõpevad viinerid otsa? Hea küsimus. Ütleme, majanduse poole küsimusel, ma arvan, vastab palju paremini Indrek. Kas viinerid lõpevad otsa või ei lõpe? Mina oskan pigem vastata selles osas, et kui palju, kuidas majanduse olukord on seotud nii-öelda relvajõududega. Meie igapäevaselt nii-öelda viinerite hulka ei vaatle ja ei analüüsi, et selles mõttes äkki Indrek oskab mind paremini täiendada. Oskad Indrek kohe viinerite kohta midagi öelda? Nagu ma ütlesin, et Vene majandusel läheb halvasti, aga kollapsi järel Venemaa majandus tänasel hetkel ei ole, sellest järeldus, et viinereid neil jätkub ikkagi lähiajal. Hästi, aitäh. Praegu Margus Noorma. Andsin hiljuti Kohtla-Järve gümnaasiumi noortele, kellest 80% on venekeelsetest kodudest, andsin neile kodutööna ülesande, et kirjeldage, mis juhtuks, kui Eestis ei oleks 3 päeva internetiühendust ja mobiiltelefoni levi. Nad tegid väga võimsad kodutööd ja ma pean tunnistama, et neid lugedes siis see apokalüpsis, mida nemad kirjeldasid, oli kordades süngem kui see, millele mina mõelda oskasin. Mis meist siis ohustab, kas häkkerid või meie oma lollus? Tere, aitäh küsimuse eest. Kübervaldkonna eripära on see, et me oleme selle valdkonnaga tegelenud kõigest 20 aastat, et maailma ajaloo mõttes on see olematu aeg. Ja kui me mõtleme, kus me olime 90-ndate keskel, kus me oleme täna kas või sellel tasemel, et kuidas me internetis käisime. Et 90-ndatel ju me istusime kõik modemi taga ja ootasime, millal need bitid liiguvad ühest kohast teise ja tagasi. Täna me räägime 5G-st, kus kogu info liikumine hoopis teisel tasemel, eks. Millele me ei mõtle igapäevaselt on see, et mis on siis tegelikult see, mida me iga päev tehnoloogiaga teeme ja millest me ilma jääme, kui see tehnoloogiat ei ole. Et see sama õpilaste, ma arvan, kodune töö ilmselt ongi see hetk, kui siis võetakse aeg ja mõeldakse selle peale. Ja igapäevaselt võib-olla ei olegi vaja sellele mõelda. Küll aga, kui üks päev ei tööta meil näiteks internet, et siis me avastame, millest me ilma jääme. Ja see, millest me ilma jääme, see on täna päris oluline ja suur tükk igapäeva elust. Siin ei pea isegi väga kaugele minema ja väga pikalt rääkima, et kui te ei saa üks päev raha pangast välja võtta või panga automaadist välja võtta või teha kaardimakseid, siis see aeg, millal nii-öelda rahvas hakkab mässama või tuleb tänavatel, ei olegi väga pikk. Sellepärast, et üks moment on kõhud tühjad ja üks moment on toad külmad, eks, ja tahaks nagu edasi toimetada. Nüüd, küberohtude võib-olla eripära on veel see, et me ei saa siin ainult rääkida ühest konkreetsest riigist, naaberriigist näiteks, või siis mõnest organisatsioonist, see on rahvusvaheline. Me täna tegelikult ju ei suuda iga kord öelda, või ütleme isegi väga harva suudame öelda, et kes on need, kes siis küberrünnakuid sooritavad. Kas nad on meil naaberriigist, on nad kuskil kaugemalt, on nad võib-olla hoopis Lätist, keegi ei tea seda täpselt iga kord. Et mõnikord suudetakse tuvastada jäljed, aga pahatihti mitte. Seetõttu küberohtudega võitlemiseks on hästi oluline siis rahvusvaheline koostöö ja see annab siis nagu garantii, nii nagu ütleme siis füüsilises maailmas, kus koostöö erinevate organisatsioonidega on ka rahvusvaheliselt just kübervaldkonnas määravaks see, kui hästi suudad teistega koostööd teha. Siis ongi mingi tõenäosus, et suudad ennast kaitsta, suudad tuvastada juhtunut. Mis on see, mille vastu me peame siis nagu valmis olema või mis on see, millega me peame arvestama? Esiteks on, et kes meid siis võivad rünnata. Tavaline klassika on see, et koolipoisid, koolitüdrukud
kes siis hakkavad nii-öelda sinna IT-maailma sisse minema, kellel on ostetud võib-olla mobiiltelefonid, kes hakkavad rohkem arvutit kasutama, siis esimene asi, mida tehakse või pahatihti tehakse, on see, et minnakse siis otsima, et kuidas oleks võimalik häkkida, eks. Lööte YouTube'i lahti, lööte sisse how to hack, eks, ja sealt tuleb N+1 videot. Hakatakse katsetama. Nüüd need, kes õigel hetkel aru saavad, et see ei ole päris lubatud tegevus, pööravad siis ausale teele. Teine seltskond saab aru, et sellega on võimalik rikastuda, näiteks raha teenida. Ja nemad lähevad teisele teele. Siis jõutaksegi juba organiseeritud kuritegevuseni, kelle põhieesmärk ju kübermaailmas on raha teenida. Ja küll arvame, et kuidas seda siis teha, eks, aga siin on jällegi N+1 võimalus, alates sellest, et saadetakse teile kiri, et olete võitnud internetiloteriil 1 000 000 eurot, saatke kõik oma pangaandmed. Me arvame, et see on nali, et kes see ikka saadab. Saadetakse. Ja mitte vähe, et kui ei saadetaks, siis ei saadetaks ka selliseid kirju. Ja kolmas võib-olla selline suurem grupp on siis riikidevaheline, ütleme selline, nimetame seda siis küberkuritegevus või küberohud, mis on siis riikidevaheline. Ja seal ei ole mitte motivaatoriks raha niivõrd, vaid riiklikud huvid, eks. Ja siis kasutatakse ära ka pahatihti kurjategijaid selleks, et need riiklikud huvisid realiseerida. On ta siis info kogumine, sabotaaž, mida iganes. Et siin on variatsioone palju. Ja mis on väga suur eripära, mis kübermaailmas toimib võrreldes tavamaailmaga, on see, et küberkuritegevus on täna kui teenus. Et kui sa ise ei oska ja täpselt ei tea, mida siis peab tegema, siis sa võid selle teenusena sisse osta. Küsimus on lihtsalt selles, et kui palju sul on raha ja mida sa täpselt tahad saavutada. Et see tegelikult muudab oluliselt seda arusaamist sellest maailmast, mis võib-olla oli 30 aastat tagasi või 40 aastat tagasi, kus selliseid ohte üldse ei olnud. Ja nüüd määravaks saab see, et kui tark või kui tähelepanelik või kui hoolikas on siis see lõppkasutaja. Et reeglina ju üritatakse leida need avatud uksed, eks, ja saadetakse kirju massiliselt miljonitele, keegi ikka reageerib. Ja nii kaua, kui keegi reageerib, nii kaua see kuritegevus saab nii-öelda järjest kütet peale. Et me Eestis panustame päris palju sellele, ja ka eile läks lahti uus kampaania, eks, et tõsta vanemaealiste teadlikkust küberohtudest. Et me kõik erinevad vanusegrupid oleme haavatavad erineval moel ja nii kaua, kui meie teadlikkus on see, mida saab, või vähene teadlikkus on see, mida saab ära kasutada, selleks, et neid ohte realiseerida, nii kaua tegelikult me võime panustada tehnoloogiasse ükskõik kui palju, me jääme haavatavaks just nimelt selle lõppkasutaja koha pealt. Ja seetõttu ma julgen öelda, et Eestis ei ole kunagi nii palju raha, et me suudaks suurte riikidega võidelda või võistelda tehnoloogiasse investeerimise teemal. Küll aga me saame tõsta oma inimeste teadlikkust ja see on koht, kus ma näen, et meil on veel väga pikk tee käia, aga hakkab peale sellest, et me mõtleme kõigepealt, mis on see siis, millest me võime ilma jääda. Kui üks päev ei ole neid asju, neid mugavaid tehnilisi lahendusi, mida me täna oleme harjunud kasutama. Ja siis mõtleme, kuidas me ise käitume neid lahendusi kasutades. Me võime, lihtsalt lõpetus ütlen, et me võime kasutada 8-tasemelist autentimist. Tõenäoliselt on see niivõrd ebamugav, mida keegi viitsi seda kasutada. Täna on 2-tasemeline, leitakse piisavalt turvaline, et seda võiks ju rakendada ja kasutada. Võime keerata kõik uksed lukku, visata võtmi järve ja mõelda, et nüüd on turvaline. Tegelikult küberohtude maailmas on kaitse koha pealt alati see küsimus tasakaalus. Kuhu maani sa saad piiranguid kehtestada ja kus maalt see läheb liiga ebamugavaks ja kasutajad hakkavad nii-öelda seda ignoreerima. Et nende asjadega peab nagu arvestama, kui me siin kavandame ja planeerime, kuidas ennast kaitsta või mis nurkade pealt nagu ennast ja enda võimekust nagu tugevamaks teha. Ja ma tulen ikkagi tagasi jälle veel kord selle juurde, et küberohtude puhul määravaks saab see, kui tark on lõppkasutaja. Sõltumata sellest, kas ta on tavaline kooliõpilane või on ta, ütleme siis, pensionil olev, ma ei tea, 80-aastane inimene, et kui ta kasutab mingisugustki tehnilist lahendust, on see siis telefon, internetis, arvuti, maksab mingeid arveid, siis ta on potentsiaalne oht, potentsiaalne ohukoht, potentsiaalne risk ja võimalik objekt ründajate jaoks. Aitäh, Margus. Margus, kas ma tohin sinu abil teha saaliga ühe inimkatse? Palun tõstke käsi, kellel on erinevate pangaarvete haldamiseks
mõeldud koodid pähe õpitud, kellel on oma iPhone'i või smartphone'i või iPhone'i sisselogimiskoodid pähe õpitud, kellel on mobiil-ID koodid pähe õpitud, kellel on App Store'i koodid pähe õpitud, kellel on Gmaili koodid pähe õpitud ja kes vabalt oskavad need kõik 8 ja 12 koodi peas. Kuidas sa kommenteerid seda nähtust? Ma kommenteerin seda väga lihtsalt, et kõik need, kes on läbinud kõrgemad riigikaitsekursused, on teadlikumad loomulikult ja siin ei ole küsimust. Ma pean tunnistama, minul ei ole kõik need peas. Ehkki ma olen läbinud 2 kõrgemad riigikaitsekursused. Kas saalist on küsimusi, et me läheks diskussiooniga edasi? Jaa, siin. Tervist, mul on küsimus Kapo peadirektorile, et te oma sissejuhatavate sõnade alguses mainisite, et Eestis praktiliselt on marginaalne vasakäärmuslus ja siis 2 sõnaga, et samuti paremäärmuslus. Et ma tahaksin teada, et kuidas te paremäärmuslust Eestis defineerite, sest teie Saksa kolleegid Bundesverfassungsschutz on näiteks AfD määratlenud kui prüffall ehk et organisatsioon, mille puhul selle paremäärmuslikkust kontrollitakse ja osa AfD-st ka kui verdachtsfall ehk et organisatsioon, mille puhul siis on võimalik teostada ka luuretoiminguid, et kindlaks teha, kas on tegemist paremäärmusliku organisatsiooniga. Ja võib-olla siis Eestis on see paremäärmuslus tõepoolest muutunud peavooluks, nagu teie minister on varem väitnud, et ma tahaksin lihtsalt Kapo sellist definitsiooni kuulda. Ja teine küsimus samast liinist siis ka võrdluses Saksamaaga on see, et Kreml on ikkagi aastakümneid üritanud just nimelt paremäärmuslikke erakondi ja organisatsioone Euroopas enda huvides ära kasutada, et kas Eesti puhul kehtib siin mingi erand? Aitäh! Aitäh küsimusest, Arnold, ja kõik teised võivad ka vastata, kui soovib. Küsimus on ju selles, et paremäärmuslasteks meie peame ikkagi neid üksikuid ullikesi, kes a la arvavad, et Adolf Hitler on tore mees ja nende jaoks on üllatus, et ta praeguseks surnud on. Et need on sellised tegelased, kes nii-öelda kasutavad svastikamärki, ühesõnaga leiavad, et mustanahalisele tuleks tappa anda, kui teda näha. Ja need on sellised ikkagi, miks ma ütlen, marginaalid. Nüüd see, mis puudutab teie küsimust, et meie minister on öelnud, et see on peavoolu meediaks saanud, ma ei tea, mina ei ole seda kohta küll kuskil näinud, kus ta on öelnud, et see on muutunud mingiks peavooluks, et ma arvan, et populism ja konservatiivsus ja need mõisted läbisegi, mis käivad, et ükski Eesti parlamendi erakondadest kindlasti ei ole paremäärmuslik ega vasakäärmuslik. Et marginaalid, kellest Kapo räägib, on üksikud üritajad, kes tõesti arvavad, et natsionaalsotsialistlik riigikord oleks midagi väga toredat. Ja me räägime siin 10 inimestest. Kuidas? Minu meelest mitte. See, et ta flirdib selliste äärmuslike teemadega, see on nagu tõsi, aga ma ei ole kuulnud kunagi tema üheski avalduses, mis kutsuks üles põhiseaduslikku korda muutma, et see joon lähebki sealt, et kas mingisugused tegelased arvavad, et see riigikord kui selline peaks põhimõtteliselt muutuma või mitte. Vahel ikka kuulan, jah. Aitäh, raskem pidada diskussiooni, kui sul ei ole mikrofoni. Maris, on teistel midagi lisada? Kui tohib, et ma õiendaksin ennem nagu ära siin, et kallis sõber ja kolleeg Margo siin mõistis minu kommentaari tankide lugemises ilmselt täiesti valesti, et loomulikult, kes siis veel, kui mitte luurekeskus peaks teadma, kui palju on tanke, lennukeid ja sõdureid. Ma pidasin silmas ilmselt seda, mis jäi võib-olla liiga abstraktseks, et see diskussioon kui sellile, kui me räägime ohtudest, et räägitakse sõjast, aga et vaevalt tänapäevane sõda algab niimoodi, et praegu on kõik ilus ja 5 minuti pärast veerevad tangid üle piiri või lendavad raketid, et sellele eelneb teatud tegevus,
selline ühiskonna pingestamine, oma mõjuagentide ärakasutamine ja see on see, mida ma tihti näen, et nagu diskussioonis ei ole, et on rahuaeg ja järgmine hetk on sõda. Aga mis juhtub enne sõda? See on see, mis on diskussioonist puudu, nii et jumala eest, et Margo, et te teete väga head tööd. Aitäh. Mul on millegipärast olnud ettekujutus, et luures ja vastuluures ei ole sõpru. Kuidas nii? Vastupidi. Ei, absoluutselt. Vastupidi. Ja ma näen sealt küsimust. Urmas Kõlli. Mida arvata Venemaa ja Hiina sõjalisest koostööst, sest viimastel suurõppustel paaril vähemalt on seda presenteeritud, et on see tõesti propaganda või pigem on mingi õõrne eelmängu alliansi tekkeks? Kuidas te hindate? Indrek, Margo, küsimus ilmselt teile. Ma alustan siis, et jah, me peame ütlema, et Hiina-Vene sõjaline koostöö on viimase paari aasta jooksul jõudnud uuele tasemele. Nad on teinud ka seda enne on olnud see suhteliselt selline, ma ütleksin, marginaalne mõlema riigi jaoks, aga eelkõige just nimelt selle suvine ühispatrull, millega mõlemad asetasid oma suhted Jaapani ja Koreaga tõsise küsimärgi alla ja tekitasid nendele tõsiseid probleeme, oli selge märk edasiliikumisest. Me arvame, et seni oli seda koostöö tihendamist pigem pidurdanud Hiina ettevaatlikkus selle suhtes, aga kaubandussõja olukorras USA-ga on Hiina otsustanud oma kaarte teistel rinnetel ka jõulisemalt mängida ja see on toonud tõenäoliselt üks põhjusi, on üks olulisemaid põhjusi, miks Vene-Hiina sõjaline koostöö on arenenud. Vaatame, kui kaugele ta areneb, ma arvan, et esialgu siin väga kiireid arenguid pole põhjust arvata, aga vähemalt nii-öelda maailmale näitamiseks mõlemad rõhutavad seda senisest rohkem. Jaa, ilmselgelt igasugune riikide vaheline sõjaline koostöö on tavaliselt komplitseeritud. Hakkame kas või sellest keelest, mida erinevad inimesed räägivad, et kui me räägime NATO-s, siis siin on kaks töökeelt, inglise keel, prantsuse keel ja üldiselt saadakse üksteisest aru. Kindlasti see ja sellised ka muud nüansid on sellised, mis muudavad selle nii-öelda väljapoole kuvandi suuremaks, kui see reaalne sisu tegelikult on. Aga jah, tõsi ta on, et viimastel aastatel on neid ühisüritusi rohkem olnud. Kui nüüd jälgida puhtalt mõlema riigi meediat ja nii-öelda siis peavoolumeedia pealkirju, siis võiks kokkuvõtvalt ja lihtsalt öelda seda, et see on hiinlaste kaasatus kindlasti oluliselt tähtsamat rolli mängib Vene poole peal ja oluliselt rohkem kajastatakse Vene meedias, kui seda tehakse Hiina meedias. Oli see nii eelmise aasta Vostoki ajal kui ka seekord siis tsentri ajal. Ehk siis jällegi võiks hinnata, et tegemist on niisuguse pigem militaardiplomaatiaga ja Vene Föderatsiooni relvajõudude ja riigi üldse nii-öelda vajadusega näidata, et ei elata isolatsioonis ja tehakse asju ka teiste liikmesriikidega. Ma teen ühe kommentaari veel, et hiinlastel on veel üks täiendav motiiv selle sõjalise koostöö suurendamiseks Venemaaga. Venelastel on reaalselt lahingukogemust sõdadest viimastel aastatel päris palju. Ukraina, Süüria ja see huvitab ka vaieldavalt Hiinat. Samuti teatud momendid Aafrikas tegutsemises sõjalises mõttes huvitavad samamoodi Hiinat teatud määral. Margus Noorma, kui Hiinale jutt läks, siis kusagilt on minuni jõudnud, erinevaid kanaleid on minuni jõudnud see müüt, et Hiina on kõige arenev häkkerite sünniriik. On nii? Kahtlemata see võib olla tõsi, kuna seal on kõige rohkem rahvast, aga kas nad kõige arenenud on raske öelda, et jällegi, kuna tegu on just küberkuritegevuse vaates sellise rahvusvahelise nagu valdkonnaga, siis ma ei usu, et hiinlased kuidagi isolatsioonis toimetades oleksid maailma kõige paremad. Et ma arvan, et hiinlastel on kindlasti väga häid kurjategijaid või küberpätte või kuidas me iganes nimetame. Aga ma ei välista seda, et neid väga häid tegijaid on ka teistes riikides. Oli küsimus esireas, paluks mikrofoni siia, jah? Aitäh, Sven Sakov RKK-st. Küsimus on see, et selline, kas Eesti on teie arvates, ma tahaks teil kõigilt vastust, paremas julgeolekuolukorras või halvemas võrreldes 6 aasta taguse seisuga, mõtleme siis oktoober 2013 enne Krimmi? Aitäh ja
see küsimus oli nüüd tõepoolest kõigile. Ma hakkaks siit Riia nurgast pihta võrreldes 2013 ja praegu. Tunneme me teie juhitavas valdkonnas ennast kindlam? Absoluutselt, et need arengud, mis ikkagi teadlikult tehtud just selle küberturvalisuse suurendamiseks riigis on üsna märkimisväärsed. Mitte ainult Riias, vaid ütleme riigis laiemalt, ka teistes suurtes riigiasutustes. Et selles vaates on kindlasti olukord märksa parem. Teiseks, ma arvan, et täna ikkagi kodanike üldine teadlikkus kaasnevatest ohtudest on märksa parem. Et järjest vähem on võimalik, ütleme nii, paljaste kätega, eks ma arvan, et Eesti inimesi, kui seda ohvriks võtta, et selleks peab märksa rohkem vaeva nägema kui võib-olla 5-6 aastat tagasi. Et teisest küljest muidugi loomulikult see valdkond on selline, et sa kunagi ei saa öelda, et nüüd on hästi ja nüüd me jääme seisma, et sa pead pidevalt tegelema sellega, et oma võimekust tõsta ja ka sama kodanikukonda harima. Kuna valdkond areneb ja siin praegu seisame ju selliste suurte muutuste läve, nagu siin mainisin 5G, eks ju, tehisintellekt, mis iganes väljakutsed veel, et kvantarvutideks räägitakse, needki on täna olemas juba. Et kõik need toovad kaasa ju olulise hüppe ka küberkuritegevuse ja küberohtude vaates, et me jookseme sellega kaasa, jah. Meil ei ole valikuid. Margo, 2013, enne kui algasid ärevad sündmused Lõuna-Euroopas ja nüüd Eesti julgeolek? Jaa, kindlasti paremas seisukorras. Kaitsevägi üleüldse on kindlasti teinud väga suuri arengusamme ja vaatasin just kavas, kindral Palm annab kindlasti täpsema ülevaate, kus ja mis nagu tehtud on. Et jaa, kindlasti on Kaitsevägi ise hoopis teine, kui ta oli siis. Kindlasti on NATO hoopis teistsugune, kui ta oli siis. Ja kindlasti on Euroopa Liit ja kõik meie nii lähemad kui kaugemad liitlased ja naabrid teistsugused, kui see oli 2013. Me oleme kindlasti paremas seisukorras, kindlasti paremas seisukorras. Ehk siis tugevam? Jaa, kindlasti. Arnold? No teatavasti juristid on sellised inimesed, kelles väga paljudele ei meeldi ja nad kasutavad tihti sellist väljendit, et sõltub. Et ma ütleksin nii, et see sõltub vaatenurgast, et ühest küljest kindlasti me oleme palju tugevamad, ka see, millest president rääkis, EFP väed, siin kõik NATO, mis mõtleb ja nii edasi, aga ei maksa arvata, et Venemaa eelkõige, kellest me kõige rohkem räägime, et ta nagu ka magab, et ka nemad tõstavad oma panuseid, ka see meie valdkonnas surve on pigem suurenenud, ka see, kuidas peale Ukraina sündmusi need samad salakaubaveo vedamisega ja hangeldamisega tegelevad seltsimehed ühtäkki hakkasid Kaitseväe konvoisi pildistama, Kaitseväe üksusi pildistama, et sealtpoolt see surve pigem on nagu meile kindlasti suurenenud, et nii-öelda Vene eriteenistused tõenäoliselt kuskil oma sisemuses mitte ei räägi sõjast, vaid nemad tunnetavadki, et nemad on juba praegu sõjas. Et see kindlasti on selles mõttes nagu erinev, et ühest küljest jah, nagu suures raamistikus on hästi, aga sellised konkreetsed väiksed valdkonnad, millega survet avaldatakse, seal pigem on see pinge meie suunas kasvanud. Arnold, olen kuulnud, et ükskõik millised suurõppused Eesti korraldab, kas kevadel või sügisel, et kui kevadel ja kui on ilusad ilmad, siis piknikuliste arv õppuste piirkonna metsasaludes suureneb hüppeliselt ja kui sügisel, siis seenelisi tuleb hüppeliselt juurde. No see nüüd jälle teine moment, et kindlasti selliseid inimesi on, kes vaatlevad õppusi päris selge, aga tihti on ka hirmul suured silmad, et oleme siin tuvastanud väga erinevaid inimesi, nii et mõned on lihtsalt valel ajal, vales kohas, ei tea nad õppustest mitte midagi, nii et ei maksa arvata, et kõik, kes seal kuskil ümbruskonnas ringi kõnnivad, on tingimata vaenlase luurajad. Indrek? Üldiselt on parem, et mitmed asjad on juba mainitud, meie Kaitsevägi on tugevam, liitlaste kohalolek kindlasti on oluline heidutus potentsiaalsele agressorile. Ma arvan, et ka see, kui ühtne lääs ikkagi sanktsioonide kehtestamisel venelaste suhtes peale Ukraina sündmusi oli venelaste jaoks ebameeldiv üllatus, nad arvasid, et need sanktsioonid kestavad võib-olla aasta, pool aastat, aga on kestnud siiamaani ja see on kindlasti venelaste jaoks heidutus. Samamoodi
asjaolu, et nad tegelikult Ukrainas ei ole kaugeltki oma eesmärke täita suutnud, on pidurdav tegur. Samamoodi see, et Venemaa majandus on täna palju halvemas seisus, kui ta 2014 oli, on pidurdav tegur. Aga on ka muidugi kohti, kus ma näen probleeme, kui ma vaatan mitmeid meie liitlasriike, siis sisepoliitiline stabiilsus mitmes väga olulises liitlasriigis on oluliselt madalam, kui ta oli tol perioodil ja see on muidugi ka risk meie jaoks. Aitäh, Indrek, et sa selle sõna heidutuse sisse tõid. Ma just tahtsin selle juurde jõuda. Me oleme Indrekuga muide ülikooli ajaksed kursused aastas. Mõtleme siiamaani ühtemoodi. Heidutus. Kas Eesti heidutus kõigis teie valdkondades on piisav, et, mis me seal salgame, Venemaad nagu vaos hoida või raamides hoida? NATO heidutus on tänasel hetkel kindlasti piisav, et Venemaad raamides hoida, aga nagu siin korduvalt rääkinud, Venemaa juhtkond on oportunistlik, kui ta näeb võimalust, siis ta on valmis seda kohe kasutama. Hetkel on see täiesti piisav. Arno? Sellega on jälle nii ja naa, et ühest küljest me oleme saavutanud palju edu, et ühest küljest võib öelda, et 20 inimest, kes on Venemaaga koostööd teinud, on nagu kohutavalt palju ja on isegi siin lääne pool mõned küsinud, et mis teil seal Eestis lahti on, et Soomes ja teistes piiririikides nii palju inimesi pole kinni peetud, et mina arvan, et see on olnud meie eduka töö tulemus, et arvata, et Venemaa on kogu oma tähelepanu keskendunud Eestile, oleks ju selline suhteliselt naiivne arvamus, et arvata, et nad Soome, Läti, Leedu, Poola suunas või Rumeenia suunas, Bulgaaria suunas ei tööta, on ju sügavalt ekslik, et ka Lätis, Leedus viimastel aastatel on päris palju juba inimesi kinni peetud ja ma arvan, et see trend süveneb. Et pigem on küsimus nimetamata mõnda konkreetset riiki, et miks seal midagi toimunud ei ole. Nii et aga nendel 20 kaasusel, nendel on olnud heidutav mõju, meil on tagasisidet, kus esiteks inimesed tulevad, annavad meile teada, keda on piiri peal ahistatud ja koostööle kallutatud. Samamoodi on tulnud inimallikatest informatsiooni, kus mõned seesama valdkond või kiltkond inimesi, kellest ma juba rääkisin, salakaubaveo vedajad on öelnud, et teate, et nii palju on inimesi kinni kukkunud, et ei tahaks nagu. Nii et sellel on oma heidutav mõju olnud ja me katsume kõigiti seda stiili jätkata. Hästi, aitäh. Indrek võttis sõnad suust, et selles mõttes ei olegi midagi sinna lisada, jah. Margus? IT-valdkonnas tegelikult president oma avakõnes tõi välja selle põhilise võtme, kus me siis nii-öelda tegeleme heidutusega, on see rahvusvaheline tuntus. Et ma julgen täna öelda, et Eesti on vähemalt maailmas, IT-maailmas ja ütleme ka laiemalt kindlasti hästi tuntud oma digiriigi lahenduste poolest ja ka küberkaitse lahenduste poolest. Ja see on see, kus tegelikult ma julgen öelda, et me oleme kindlasti nagu top 5 maailma riigi seas ilma igasuguse kahtluseta ja seda ju nähakse ka väljaspool. Nähakse ka naabrite juures, et Eestil on siin päris korralik positsioon ja meiega tahetakse koostööd teha ja meile tahetakse olla täna partnerid, mis jällegi meie jaoks annab omakorda võimalusi kasutada ära seda, mida mujal maailmas välja mõeldakse. Ma lähen selle heidutusega edasi, et ma ei jäta. Et heidutuse üks eesmärk ongi see, et seda märgatakse ja sellega arvestatakse, seda analüüsitakse. Ja väga palju me räägime Venemaast ja aeg-ajalt, kui vaadata Vene meediaväljaandeid või Vene poliitikute avaldusi, no ma jätan Puškovi kõrvale praegu, võtame kas või Venemaa presidendi avaldusi, siis mul tekib mõte, et kas Venemaa tegelikult realistlikult arvestab heidutusega või suhtub ta kuidagi heidutusse üleolevalt, mis on ju omamoodi ohtlik. Kas ta saab aru, et teda heidutatakse, kas ta kalkuleerib selle heidutusega ja ütleb, okei, siit edasi ei lähe. Või on seal kohati selline irratsionaalne suhtumine, kui siin ka kõlas väide, et Venemaa sõjaväge on võimalik poliitiliselt suunata palju lihtsamini kui normaalsete riikide. Vabandust, ma ei taha Venemaa kohta midagi halba öelda. Ma pean Kohtla-Järvele tagasi. Et kas see on ratsionaalne? Kas me võime öelda, et Venemaa käitub heidutuse suhtes ratsionaalselt? See oli see küsimus. Mina julgen küll öelda, et tuleb eristada see moment, mis on retoorikas, kus räägitakse, et mis need seal Balti riigid või Poola, mis nad seal teevad ja naeruvääristatakse.
aga seesama vastuluure kaasus, mis on olnud, et see näitab, et see mõjub, sellega arvestatakse ja selline tugev vastutegevus on ka ainukene asi, mis mõjub. Et üks asi on sõnad, kas sellele järgnevad ka teod ja kui on teod, siis sellega arvestatakse. Et seesama selline tantsusamm, et üks välja, kaks tagasi, et viisakust võetakse nõrkusena, nii et küllap nad saavad väga hästi aru, aga siin on, ütleme, mõned kübed informatsiooni, mida kahjuks ei saa siin avalikustada. Ma kausun, et Venemaa juhtkond on oma käitunud siiski ratsionaalne, et kui me vaatame neid kohti, kus nad sõjalised operatsioonid on ette võtnud viimase 10 jooksul, siis igal pool on olnud teatud vaakum nende jaoks, et Georgias olid alad nagu Abhaasia ja Lõuna-Osseetia, mis sisuliselt olid juba nende kontrolli all, seda sai kasutada platsdarmina. Ukrainas tekkis sellel hetkel võimuvaakum, kui nad oma sõjalise agressiooni toime panid. Samamoodi oli Ukraina teinud suure poliitilise vea omal ajal, jättes Musta mere laevastiku baasi Krimmi sisse, mis oli samamoodi platsdarm selleks tegevuseks. Süürias oli selgelt olukord, kus oli järjekordselt vaakum olemas ja nad ei ole läinud kohtadesse, kus nii-öelda vaakumit ei ole olemas ja selles mõttes meie olukord nendest regioonidest ikka erineb üsna kapitaalselt. Et ma arvan, et nad on ratsionaalsed inimesed, mul ei ole põhjust sellest kahelda. Jah, palun. Jaa, kui heidutust üldse rääkida, siis heidutusteooriaid on päris mitu läbi, mille ja kuidas heidutus toimub, et kui 80-ndatel ja võib-olla algupooleski seal oli peamine heidutusvahend oli tuumarelv ja oligi heidutus läbi tuumarelva, siis tänapäevased teooriad on nagu teisi, et on heidutust läbi välistamise, on heidutus läbi karistamise, on kõik sellised asjad, et arvestades, et me oleme ikkagi NATO liikmesriik koos oma enda kaitseväega, kes on ka näidanud, et ollakse võimelised asju tegema, siis kindlasti ja nüüd nii-öelda EFP lahingugrupiga siin, siis kindlasti need on elemendid, mis kindlasti mõjuvad selle heidutusena ja saadakse aru, et nii-öelda siin peab juhtuma asju teistmoodi või peavad mingid kindlad eeltingimused olema enne täidetud, enne kui nad selle mis iganes operatsiooni meie vastu ka käima ei pane, siis jaa, ma arvan, nad on ikkagi ratsionaalsed ja saavad aru, mis see olukord hetkel siin on. Kübervaldkonnas, IT-valdkonnas? Ma tahaks mõelda nagu selles kategoorias, et peale 2007. aasta suhteliselt nagu avatud rünnakuid midagi taolist ju ei ole rohkem juhtunud. Mis tähendabki seda, et nagu ka eelkõnelejad mainisid korduvalt, et kui ikkagi midagi on plaanis ette võtta, siis selleks tuleb märksa rohkem vaeva näha, selleks tuleb märksa rohkem investeerida ja enam niimoodi avatud uksest ütleme nii, et oma sildi all väga ei tulda ründama. Ja üks kindlasti põhjus on see, et Eesti tuntus, et kui seda isegi üritatakse teha, siis tegelikult see kõlab üle maailma üsna kõvasti tagasi, sest Eestit tuntakse just läbi selle infotehnoloogia ja lahendust. Aitäh ja siin oli saalist küsimus, jah? Palun mikrofon. Ja siis sinna, ja siis sinna, just, väga hea. Teie ees on inimesed, keda iga päev küsitleda ei saa. Suurem osa. Ja palun. Kadri Pahas, üliõpilane. Ma korraks lähen Eestist välja, aga ma jõuan kohe Eestisse tagasi. Tänavu avaldati USA presidendi 2016 aasta USA presidendi valimistel toimunud nii-öelda küberründe ja mõjutustegevuse raportid, siis USA luurekomitee ja sealt selgus, et IT insenerid olid väga tublid olnud ja küberrelv oli see vahend, millega info kätte saadi. Aga suures plaanis ja eesmärk oli ikkagi ju seda ühiskonda, ütleme siis lõhestada, luua erinevaid lokaalseid narratiive, niisugune informatsiooniline vaenulik mõjutustegevus. Öelge palun Eesti, ja ma oleksin tänulik, kui kõik te vastaksite. Kas seda sorti mõjutustegevust on meiesuguses väikeriigis võimalik neutraliseerida või peaksime looma kõrvale nagu uued narratiivid, et kaitsta, siin Riia juht just ütles, et Eesti on küll väga hästi valmis, aga nendest raportitest kui selgub, et 2 GRU väeosa hästi süstemaatiliselt töötasid, et need info kätte saada. Ja see küsimus, Kadri, oli siis... Kuidas ja kas eeskätt, kas on võimalik neutraliseerida seda vaenulikku mõjutustegevust või demokraatliku riigina peaksime leppima sellega? Nii, palun.
No võib-olla ma alustaksin, et siin on nagu kaks momenti, et mida ma ka alguses ütlesin, et hästi palju räägitakse hübriidist ja minu üks väide ongi see, et meie suhtes nii-öelda hübriid ei ole mitte äsja alanud, vaid ta on alanud enne taasiseseisvumist, et ta on kogu aeg olnud ja meie valimiste puhul, ma arvan, et lihtsalt jah, et 2016 tulemusel ameeriklased nagu ärkasid üles, et mis toimub. Aga meil on püütud kogu aeg inimesi mõjutada, on need raadiosaated, on see televisioon, on need konkreetsed mingisugused arvamusliidrid, tänapäeval need erinevad sotsiaalvõrgustikud, mida väga paljud venekeelsed inimesed ka Eestis kasutavad, need Odnoklassniki ja kontakte ja nii edasi. Et see on kogu aeg olnud, et siin ei ole mitte midagi uut, et aastaid tagasi oli ju see, kuidas Vene saatkonna keldris peeti nõupidamist, kuhu tuli kohale Moskva linnavalitsuse üks välissuhete juht, kes ütles, et kui te teete ühise valimisnimekirja, siis siin on teile raha. Seda ühist valimisnimekirja ei tulnud, et see kõik on osa sellest, et meie osas on ta kogu aeg olnud, ta pole kunagi üle läinud, aga mis nüüd teha saab, on see, et eks see on ikka koolituse ja hariduse küsimus ja ka selline teadvustamise küsimus, et siin paar aastat tagasi üritati hakata septembris sellist rahupäeva tähistama osade vene ekstremistide poolt, et esimesel korral oli seal paar 3-4 inimest korraldajate poolelt ja siis 3/4 oli ajakirjanikke seal ümber, et võib-olla igale jamale ei maksa reageerida. Nüüd küsimus ongi nagu selles, et mis me üles korjame, millele me reageerime ja Soome kolleegid on aeg-ajalt öelnud siin minu hea pressiesindaja Harrise Puussepa kaudu, et eestlastel on see halb komme, et nüüd vabandust väljendust ebatsensuurse sõna eest, et ei suudeta sitta ära vaikida. Et vahest me peaksime lihtsalt nagu eirama teatud informatsiooni. Et see on ka üks teema, aga mis puudutab nüüd spetsiifilisemalt meie meetodid ja taktikaid, kuidas me selliste konkreetsete üksiküritajatega nagu vastutegevust arendame, et sinna spetsiifikasse ma praegu ei läheks. Jah, küsimus oli kõigil. Minul väga palju lisada siin kohal ei ole, et ma arvan ka nagu Arnoldki, et Eesti on mõnede lääneriikidega võrreldes palju paremini ette valmistunud seda laadi mõjutustegevuseks ja inimesed on nagu valvel hoopis rohkem. Seetõttu me vast ei ole nii haavatavad nendes valdkondades kui mõned teised riigid, aga see ei tähenda neutraliseerida lõplikult, muidugi selle ei tohta kunagi ei õnnestu, selles mõttes nad tegutsevad edasi ja midagi toob neile edu, mingit väikest edu võib-olla, aga mingit edukaid projekte nende silmis kindlasti toimub ikkagi. Margo? Jaa, ma leian, et viimastel aastatel on olnud erinevaid arenguid, eriti mis puudutab nii-öelda strateegilise kommunikatsiooni osa ja räägime siin kas või Kaitseliidu vabatahtlike propastopist või NATO strateegilise kommunikatsiooni OIVA keskusest Lätis ja nii edasi, et neid institutsioone, kes nii-öelda tegelevad sellise propagandavastase tegevusega, vale uudiste ümberlükkamisega ja nii edasi, on, ma arvan, piisavalt selles osas, et see stabiilsus tabada, kas seda täielikult neutraliseerida võimalik on tõenäoliselt mitte, jah. Aga vähemalt niisugune stabiilsus tagada selles osas on, ma leian, et kui mitte täielikult saavutatud, siis vähemalt võimalik varsti. Tehnoloogia on mõõdumise puhul ikkagi eelkõige vahendiks. Ja teiseks on see, et kanalideks, kus inimesed reaalselt käivad ja iga päev toimetavad, näiteks sotsiaalmeedia on ju väga hea koht, kus siis neid erinevaid mõõtusi rakendada. Küsimus on nüüd jälle selles, et kas inimesed on piisavalt paranoilised heas mõttes, et nad ikkagi filtreerivad ka seda, mida nad siis loevad. Et väga raske on inimestele öelda, et võt, tee nii, et siis suudad enda negatiivset mõõtumist nagu vältida, et ega see päriselus ju võimalik ei ole. Et kokkuvõttes taandubki ju kõik sellele, et kui vastuvõtlikud me oleme ja mida me tahame uskuda ja mida me siis usume. Et tehnoloogial ei ole siin selles mõttes kuidagi erilist rolli, lihtsalt, et inimesed on volinud võib-olla paber ajalehtedelt, digilehtedele, digikeskkondadesse ja tarbivad sealt seda infot võib-olla suuremas mahus. Nad võib-olla on vähem kriitilised, ja seetõttu võib igast asju juhtuda. Ja siin oli saalist veel küsimusi. Ja palun mikrofon sinna kõigepealt ja siis oli seal. Kaie Karnjal Eesti Energia. Tuleksin kodule lähemale. Põlevkivisektori tagant kiirustava kokkutõmbamise vajadusel on viidanud kliimaaktivistid ja president ka oma väljaütlemistes. Ja selle seos, põhjus-tagajärg seos julgeoleku ohu kasvuga on kahtlemata ka teada. Aga küsimus suurele ringile või lugupeetavatele, et mis te arvate, mis siin saaks nagu ette võtta, et venekeelsed riigikaitsekursused kahtlemata õige samm
president käis Narvas, Ruusaare lähetasime Kohtla-Järvele, aga et kas on midagi veel või ongi nii, et etažist, nii et ta karma? Ma pean tõesti sinna tagasi minema. Ja palun, kes seal? Äkki kordaks selle küsimuse kõige teravamat otsa? Mina võin ainult nii palju öelda, et kui Kaitsevägi hakkab midagi arvama siseriiklikust olukorrast või veel hullemini luurekeskus, siis sellest tuleb ilge pahandus. Ja ma arvan, et välisluureametiga peaaegu sama. Ja mina ütleksin ainult seda, et see on sellise üldise debati küsimus. Mul on raske eelkõnelejatega mitte nõustuda. Väga hea küsimus. Ma näen siin saalis Eerik Rooset, ma soovitan teid esimesse stuudiosse küsijaks. Ja, siit küsimuse siis sinna. Tere, Priit Salumaa Tartust. Hiina mõju maailmas kasvab, nad investeerivad hästi suurtesse taristuprojektidesse. Nüüd ühe tuulikuvaidluse valguses, kas te olete hinnanud, millist mõju võiks omada Tallinn-Helsingi tunneli projekt Eesti julgeolekule? Aitäh. Jah, see on ju praegu selline mingi vaim vete peal, et mingisugust konkreetset projekti ju veel pole, et on üks aktivist Soomes, kes sellest väga palju räägib ja et mina isiklikult ei saa aru, et kust need 100,000 ja miljonid reisijad peaks tulema, et oli see nüüd 3 või 4 korda on La Manche'i alune tunnel olnud pankrotis, et ühel kaldal on seal 60 miljonit ja teisel peaaegu 70 miljonit inimest, et kui mõtleme, palju on Soomes elanikke Eestis, et ja kust kaubavood peaks tulema, et praegu see ikkagi ülimalt hüpoteetiline. Aga küsimus julgeolekust kui sellisest, et vaevalt siin on nüüd mingisugune vahetu julgeolekuoht. Küsimus on, mida konkreetselt see tunnel endast kujutama hakkab, et praegu on lihtsalt siin neid muutujaid nii palju, kus ei ole mitte mingisugust informatsiooni taga, et siin ei ole nagu väga tõsiselt ka midagi analüüsida, et ei Soome ega Eesti valitsus ei ole ka praegu mingisugust lõplikku nõusolekut andnud. Küll aga mis puudutab Hiinat kui sellist, siis kui see märksõna juba oli, et alguses ma seda võib-olla ei öelnud, aga kindlasti strateegilises plaanis Hiina muutub meile üha olulisemaks ja ka see Hiina surve ka vastuluure küsimustes kasvab, et lihtsalt selline märksõna, et kui me võtame Balti riigid ja Soome, siis peale Soome kõige suurem esindus Hiinal on Tallinnas. See on ainult mõni diplomaat vähem kui Helsingis. Ja Leedus, Lätis on märksa vähem inimesi. Kui te arvate, et seal kõik saatkonnas lihtsalt vaatavad Eesti ajakirjandust ja meie salajase informatsiooni vastu huvi ei tunne, siis küllap me kõik eksiksime, kui me nii arvaksime. Indrek. Tunneli teemal mul täiendada ei ole, aga ma toon mõned näited rahvusvahelist olukorras, kus, nagu te õigesti ütlesite, Hiina on suurte rahvusvaheliste investeerimisprojektidega, infrastruktuuriprojektide vastu huvi tundnud ja on tekitanud teatud riikidest selget sõltuvust nende projektidega. Et kõige parem näide on üks maantee Belgradist Montenegro rannikule, kus 2 korda Euroopa Liit ütles, et seda projekti finantseerida ei ole põhjendatud, kuna see majanduslikult lihtsalt ei hakka kunagi tulemust andma. Hiina tegi oma feasibility study, mis näitas, et see on väga edukas projekt ja toob igasugust kasu sisse. Hiina rahadega, Hiina laenuga ehitati see tee välja ja praegusel hetkel ongi projekt selges miinuses. Montenegro valitsus on sunnitud andma maa, mis selle tee alla jääb Hiina kontrolli alla sisuliselt ja on tekitatud endale arvestatav sõltuvussuhe Hiinaga. Ja selline käitumine ja käitumismudel saadab Hiinat paljudes regioonides, et seetõttu tulebki olla väga ettevaatlik. Margo Margus, on lisada? Ei ole. Mina kommenteeriks siis nii palju, et tehnoloogiliselt on see hästi põnev väljakutse. Aga ma pigem ei ole nõus sellega, et meie eluajal ei pruugi seda juhtuda. Ükskõik, kes seda siis ka rahastab. Nägin ka sealt nurgast, palju käsi. Seal oli kõigepealt ja siis läheme siit edasi. Jah. Tervist. Minul küsimus doktor Sinisalule. Riik on nii tugev, kui tugev on ühiskond. Ehk ühiskond on tugev siis, kui ta on sotsiaalselt sidus, rahvas elab väärikalt. Ja
see valmidus ja tugevus väljenduvad ka selles, et kaitsetahe, kaitsevõime ja kaitsevalmidus peavad olema tugevad. Ja uuringud on näidanud, et kui see nii ei ole, siis kindlasti kaitsetahe ja tegelik valmidus langevad. Kuidas Eestis praegu olukord on? Kas on mingisuguseid faktoreid või protsesse, mille põhjal võiks öelda, et siseriikliku olukorra, riigi valitsemise või mis iganes muudel põhjustel meie kodanike tegelik kaitsevalmidus, aga ka kaitsetahe võiksid hakata langema? Tänan. No kaitsepolitsei selliseid sotsioloogilisi uuringuid muidugi ei tee, et Kaitseministeerium on selliseid tellinud ja mina ei ole märganud, et siin viimastel aegadel oleks need näitajad kuidagi oluliselt halvenenud. Tõsi on see, et selline kuum poliitiline debatt, mis Eestis käib, et see kindlasti tekitab inimestes huvi ühiskonna elu vastu, et kas see on tingimata halb, et see debatt aeg-ajalt on selline käremeelne ja väga emotsionaalne, et see on nagu teiste hinnata, aga Raul Rebane, kes siin saalis istub, kunagi ma taga vestlesin siin paar aastat tagasi, oli selline hea näide, et võib-olla me siin ka Tallinnas ja omas selles seltskonnas oleme sellises mullis, et me arvame, et kõik see, mis Tallinnas toimub, see poliitiline elu on selline maailma naba, et kui Eestis ringi sõita, mida kaugemale Tallinnast, siis inimesed aeg-ajalt vaatavad üksteisele otsa, öeldakse, et see on seal teil Tallinnas, et meil siin kohapeal selliseid probleeme pole, et millest te räägite, et me võib-olla aeg-ajalt keeme natukene sellises omas mullis üle, et elu ei koosne ainult poliitikast, et on ka kunst ja kirjandus, mille vastu inimesed huvi tunnevad ja oma maamajapidamised, et jah, et olukord on teistsugune kui võib-olla 4 aastat tagasi, aga sellisel tunnetuslikul tasandil, kuidas ekstremistid käituvad või meie vastased, et ma ei näeks, et oleks midagi oluliselt muutunud, et kaitsetahe oleks selle poliitilise debati läbi kuidagi halvenenud. Härrased, soovite lisada midagi? Siis järgmine küsimus. Aeg jookseb. Ja, palun sinna. Ilja Sundelevitš. Küsimus oleks selline, mis tõsidusega me peaksime suhtuma uudistesse, mis tulevad Norrast, kus oli juttu, et Spetsnaz käis seal õppustel? Luure oskab äkki vastata? Norrast ma hästi ei kuulnud. Mis tõsidusega? Mis tõsidusega me peaksime suhtuma uudistesse, mis tulevad Norrast, kui oli juttu, et Spetsnaz käis seal õppustel? Kas see on fake uudised või on mingi tõsi taga? Luure teab. Näost näeb. Ja luure võib vahel asju teada, kõik ei saa alati rääkida ja ma ei võtaks kuidagi julgust kommenteerida selliseid asju, eriti kui see puudutab nii-öelda teist NATO liikmesriiki ja tegevust, et selge. Ja ei, liiga keeruline, vabandust. Selge, aitäh. Ülo, jah, palun, mikrofon. Aitäh, Ülo Põldre. Et kui siin päris diskussiooni alguses välisluure pidi vajalikuks ära märkida, et ühel riigil on muutunud president, kes säutsub, siis sisepoliitikas me teame ka, et Eesti riigis parlamendis on üks erakond, kelle kohta säutsumine on vist liiga tagasihoidlikult öeldud. Et kas me küsimus kapo esindajale, et selle aasta ohtude seas 5 suurema ohu sees ei olnud kasulikke idioote nimetatud, et kas järgmise aasta aastaraamatust võime nende kohta lugeda? Aitäh! Veel üks tänulik aastaraamatu lugemisena. Jah, tundub küll. See on tore, et te seda nii palju loete. Et kasulikest idiootidest me oleme pidevalt rääkinud, räägime ka edaspidi, et kas nüüd saab kasulike idiootidena siduda neid inimesi, keda teie silmas pidasite, siis mina pigem neid ei seoks.
et kui te loete täpselt, mis seal kirjas on, siis te saate ka aru, et millest jutt ja kellest jutt ja mis kontekstis on jutt. Et pigem selliste kasulike idiootidena peame me silmas sellised inimesed, kes a la levitavad seda juttu, et Pihkva D5 sõidab Eestist läbi 3 tunniga, on Tallinnas ja kes sellist nagu allaandmismeeleolu levitavad, või siis seesama näide, kui keegi noormees arvab, et Adolf Hitler on tore mees ja meil peaks olema natsionaalsotsialistlik riigikord, et pigem sellised on kasulikud idioodid. Aeg tiksub ja meil on oma sõiduplaan. Veel üheks küsib, jah, palun. Siia. No, jah, ja siis teie olete viima. Toivo Külavir. Ma tahaks heidutuse kohta küsida, et kas on võimalik ka üle heidutada? Lihtsalt, et see mõte tekkis mul sellest, kui kuskil paar aastat tagasi sattusin Putinit televiisorist nägema ja ta oli seal kurja näoga nagu ikka, eks, ja ütles, et meil on nüüd nii, et kui on näha, et kaklus on möödapääsmatu, siis tuleb lüüa esimesena ja hästi tugevasti. Et kas on võimalik üle heidutada, oli küsimus? Kui nüüd nagu puht sõjalises võtmes öelda, siis heidutus on ikkagi kellelegi konkreetsele suunatud, et ta ütleme siis ei viiks ellu oma kavatsusi või plaane ja selle vastu nagu tehakse, et ma ei ole kindel, kas see on üleheidutus, aga kindlasti on mingil hetkel ajas ja ruumis see koht, et kui keegi ajada liiga nurka, siis nii nagu haavatud loom võtab nii-öelda kätte ja teeb viimased meeleheitlikud katsed, siis kindlasti on ka nii-öelda selle heidutatavaga see võimalik, aga see on niisugune hästi filosoofiline, hästi kaugele minev asi, et mingis olukorras kindlasti võimalik. Indrek soovis lisada. Ja kui ma vaatan nüüd, me tuleme meie konkreetsesse olukorda, siis venelased kasutavad oma retoorikas aeg-ajalt seda sõnumit, et NATO vägede paigutamine Baltikumi, Balti riikidesse, Poolasse on märk NATO agressiivsusest Venemaa suhtes. Aga tegelikult, kui me nüüd võrdleme neid sõjalisi üksusi, kes on ühel pool piiri ja teisel pool piiri, siis siinpool olevate sõjaväelaste hulk on ikkagi kordades väiksem kui teisel pool piiri olevate sõjaväelaste hulk, nii et ma nagu seda ohtu küll ei näe, et meie pool üle heidutaks kuidagiviisi teist poolt praegusel hetkel. Jah, meie puhul võib-olla saaks olla väikeriigil need vahendid on ka väga napilt, aga et pigem selline üleheidutus oleks ilmselt mingi selge omapoolne lollus või provokatsioon. Margus, midagi lisada? No, ma isegi ei kujuta ette, mis võiks olla see infotehnoloogia valdkonnas üleheidutamise koht üldse, aga pigem mitte. Ja paraku viimane küsimus saali, seal oli käsi, jah? Ja suur tänu, mina olen Janne Jõesaar-Ruusalu ja ma hetkel Eesti saatkonnas Oslos töötan, nii et mul tegelikult lihtsalt väike kommentaar sellele küsimusele, mis eelnevalt esitati Norra kohta, et see on ühe portaali poolt vahendatu, mille tegelikult Norra luureteenistused ja Norra kaitsejõud on tagasi lükanud, nii et ütleme Norra meedia, riigimeedia, tõsiselt võetav meedia seda uudist väga ei levitanud. Aga tänan väga korraldajaid ja paneeli ja ka huvitavat diskussiooni eest. Aitäh selle kommentaari eest. Sõiduplaan surub takka, mul on, vabandust. Et kui tohiks, et kuna sissejuhatus oli suhteliselt lühike, et ma eeldasin, et saalist on küsimusi ka terrorismi kohta, kuna ei olnud, et siis ma olen sunnitud härjal sarvist haarama ja ühe lause võib-olla ütlema. Et kui me räägime nagu nendest ohtudest kui sellistest, me rääkisime hästi palju Venemaast, aga selle terrorismi puhul on märksõna küll see, et millele peame mõtlema, et kui te mõtlete nendele eelnevatele aastatele, et olid pommirünnakud, autodega inimestesse sissesõitmised, viimasel ajal bussnoarünnakud, siis üks märksõna, millega tuleb arvestada, et see on aja küsimus, kui hakatakse kasutama nii-öelda algelisi keemiarelvi, et Süürias on ISISe liikmed kasutanud kloori, Saksamaal hoiti ära läinud aastal Ritsiini rünnak, nii et see on see nii-öelda tulevik, mis on päris karm ja ükski riik selleks päriselt lõpuni valmis ei ole ja see on see märksõna, mis võib-olla on palju jupedam kui see, millest me siin hästi pikalt rääkisime sõnaga Venemaa. Mul on lõpuks üks viimane küsimus.
ilmselt kõik olete näinud 5 aastat tagasi BBC-s valminud dokumentaaldraamat 3. maailmasõda sõjaruumis, Inside the War Room. Kas seda filmi peaks uuesti näitama? Film siis räägib sellest, kuidas Eesti lõunanaabrite juures tekib põhiseadusliku korravastane liikumine, haaratakse üks territoorium ja see tipneb peaaegu et 3. maailmasõjaga. Kas peaks uuesti näitama või peaks? Ei noh, kellel on huvi, võib ikka vaadata, et ma arvan, et küllap see ka internetis leitav on, aga ütleme, et mitte otseselt sellest filmist ajendatuna, aga kuna ma piirkonna vastu huvi tundsin, siis läinud aasta augustis ma käisin Läti kolleegiga seal 2 päeva, uurisin olusi koha peal, et Daugavpils on väga sõbralik ja meeldiv linn. On veel kommentaare? Siis mul on, ma viin selle katse lõpuni. Kas kõik need inimesed, kes tõstsid käe ja ütlesid, et neil on 12 erinevat pikka parooli pähe õpitud? Kes ütles 12? Ja, et erinevad. 10. Igal pool üks sama parool. Kas need paroolid on 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 või sünniaasta? Aitäh teile! Kena päeva jätku! Nii, rahu, sõbrad. Pesu kaasa, suur tänu. Aitäh. Arnold, palun. Aitäh sulle. Nii. Ja, nüüd läksime sassi langevarjuga. Nii, aitäh. Aitäh. Nii, võtta selle ära, teil läksid vastupidi. Aitäh, Ainar. Nii. Okei. Suur tänu, esimene paneel on läbi. Muuseas lõuna, aga mis olulisem, kell 1:13:00 jätkame teise paneeliga. Ja nagu ma ütlesin oma avasõnas, ärge kohe jalga laske, läheb huvitavamaks. Head isu!